Kas sa arvad, et Iraan on vägivaldne ja et nende rahvas on vägivaldne? Jah, juhtkond. Kas sa arvad, et neil peaks olema tuumarelv, mis on tohutu jõud? Ma ei taha arutada, kui võimas see on, sest see on masendav. Nad ütlesid, et neil kindlasti ei tohiks olla. Nad ütlesid, ja kas sa ei taha sõda pidada? Ei, me ei taha sõda pidada. Need on siis naiivsed inimesed, kes on ausalt öeldes rumalad. Kui arvad, et Iraanil peaks olema tuumarelv, on sinuga midagi valesti. Nad kasutasid seda niikuinii. Küsimus on vaid kas tunni või päeva jooksul. Nad kasutavad seda ja hävitavad kogu Lähis-Ida, alustades Iisraelist. Sa nägid seda, kui nad hakkasid ootamatult saatma rakette kõikidesse riikidesse 1000 miili raadiuses. Ma mõtlen, nad lasevad õhku riike, mis olid naabrid, mitte tingimata sõbrad. Tegelikult lasid nad õhku isegi mõned sõbrad. Nad ründasid oma arvelduste eest hoolitsejaid. Nad saadavad 1000 rakette, et kaitsta riike, kes ei oodanud sõda, soovides Lähis-Ida üle domineerida. Kui ma poleks lõpetanud Barack Hussein Obama sõlmitud Iraani tuumalepet oma esimesel ametiajal. Üks kõige rumalamaid leppeid, võib-olla kõige rumalam, arvestades sellega seotud ohtu. Sa oleksid näinud neid tuumarelva juba 3 või 4 aastat tagasi. Nad oleksid seda kasutanud, Lähis-Ida õhku lasknud ja oleksid tulnud meie järele. Ja need ilusad B2T, anna mulle see pommitaja, Andrus. Lase mul seda kutti kallistada, anna mulle see pommitaja, aitäh. Kas sa said kohe aru, mis see oli? See tundub väike, aga tegelikult on see väga suur. See on ainus lennuk, mis veab 200 naela ja 1000 naelast pommi. Ma ei tea, kuidas seda teha. See on elegantne ja ilus, kui kannab palju relvi ja pomme. Kas ma polnudki seda tehnoloogilist ja muljet avaldavat masinat saatnud? Aga kuidas on lood mitmete teiste koordineeritud rünnakutega, mis on hiljuti Iraani vastu toime pandud? Keskööl kuuvalguseta pimeduses tabas iga pomm täpselt sihtmärki. Kuidas nad seda teevad, keegi ei saa aru. Ükski riik ei suuda seda, kellelgi pole meie armeed. Keegi ei küündi lähedalegi. Ja ma arvan, et me oleme seda tõenäoliselt juba tõestanud Venezuela puhul ja nüüd ka, sest me oleme juba mitu operatsiooni Iraanis läbi viinud. Kui ma poleks neid hävitanud, mida nimetan nende tuumatolmuks, oleksid nad kuu jooksul pärast pommitamist saanud tuumarelva. Ja nad oleksid seda kasutanud esmalt Iisraeli vastu ja siis Lähis-Idas. Ja sa tead seda, sest kõik need raketid, mis nende naabrite pihta lasti, olid juba ammu valmis. Nad teadsid, et kasutavad neid kiiresti. Ilma selleta oleks olnud tuumasõda, mis oleks viinud 3. maailmasõjani ja mis kõige tähtsam, see oleks olnud sõda, kus mitte midagi ei jääks alles. Nii et me tegime midagi suurt. Inimesed, kes ütlevad, et kõik on korras, väga haige ideoloogiaga. Väga haige ideoloogiaga. Riigiga, mille juhtkond on haige. Väga head inimesed. Suurepärased inimesed. Aga inimesed, kes seda ükkavad, ma arvan, et nad on kas halvad või rumalad. Nii et kui sa usud, et Iraan ei peaks omama tuumarelva, mida nad tõesti ei peaks, siis sa pead seda kindlasti armastama. Mida ma tegin, sest 2 nädalaga hävitasime nad. Neil pole mereväge, õhujõude ega õhutõrjerelvi. Neil polnud juhtkonda. Juhtkond oli kadunud, aga nad moodustasid uue, et valida uus juht, kes samuti kadus. Nüüd arvad nad, et isegi päike on kadunud. Kõik on läinud. Suur probleem on see, et ma ei tea, kellega me räägime, sest keegi pole neist kuulnud. Kõik on surnud. Me töötame kogu maailma, mitte iseenda heaks. Võtsime üle viimase 50 aasta kõige hulleman seisus oleva riigi, mis soovis maailma hävitada. Haige riik, haige ja religioosse tulisusega. Ja kui sa lisad religiooni, inimesed ei mõista, et rohkem inimesi on surnud ususõdades kui kõigis teistes sõdades kokku. Ja just see oleks siin juhtunudki ja see oli kohutav asi. Olen uhke meie tehtu üle. Usun, et JD mõistab seda paremini kui enamik. Kui anda Iraanile tuumarelv, hävitatakse vähemalt väga oluline osa maailmast ja seda kasutatakse peaaegu kohe. Kas sul on midagi selle vastu, kui ma selle siia jätan?
see pole ilus asi, tead, ma vaatasin seda varem ja ütlesin, et see on kunstiteos, aga kuidas see saab olla tõhus? On see siis nii varjatud? Mõtle selle peale, Peeter. Kell 1 öösel tuleb ta, ütleb härra, nad on Iraani õhuruumis. Mina küsin, ja vaatan olukorra toast. Koos veel mõne väga intelligentse inimesega, sealhulgas mõne hea kindraliga, tõeliste kindralitega, mitte telekakindralitega. Võib-olla näed, kuidas nad sukelduma hakkavad ja näed 30 või 20 000. Poiss, ma ütlesin, et see oli palju. Nad laskusid kiiresti kuni Amenini ja nad on teadlikud, et nad tulevad. Nad on väga targad ja neid pole kunagi nähtud. Nad puristavad, aga ei tea sihti, sest ei näe midagi. Ja siis kuuled kõige suuremaid plahvatusi, mida keegi kunagi kuulnud on. Need on kõige suuremad pommid tuumapommide kõrval. Need on kõige suuremad pommid. Kui mõelda meie tehnoloogiale, on meil uskumatu riik. Ma ehitasin selle peamiselt oma esimesel ametiajal ega teadnud, et pean seda teisel ametiajal nii palju kasutama. Aga meil oli saamatu president ja valitsus. Kui see grupp, olgu Kamala või keegi teine, saaks veel 4 aastat, siis meil poleks enam riiki. Ta töötab kindlasti maailma heaks. Kolleegid tänavad teda vestlustes. Kuidas kulgevad vestlused Iraani sõjalisest konfliktist rääkides? Nad peaksid mind tänama, sest paljud saavad 90%. Hiina näiteks peaks meid tänama, aga ma ei oota tänu. Nad peaksid kaaluma, sest Jaapanil on 95% ja Hiinal 91%. Paljudes riikides saab Lõuna-Korea tohutu osa oma naftast ja seega ka energiast. Kitsast või nagu nemad seda nimetavad. Nad peaksid olema tänulikud ja meid aitama. Mis mind üllatab, on see, et nad ei ole ärevil. Kuulutame siin välja mõned nimed. Mõned neist olid tõesti esirinnas. Ma ütleksin nende nimed kohe välja, aga võib-olla nad eelistavad, et ma seda ei teeks mingil põhjusel. Ütlen üht, täna on palju riitsam inimesi leida kui 2 nädalat tagasi. 2 nädalat tagasi. Enne kui me seal hävitame, enne kui sa riigimaa tasa teed, enne kui me hävitame, neil on alles vaid 8% rakette ja väike osa droone. Olen hävitanud palju raketi- ja droonitootjaid ning sama juhtub ka ülejäänutega. Meie armee oli uskumatu. Ründasime Kargi saart ja hävitasime kõik peale torujuhtmete. Kui torud eemandada, kulub nende taastamiseks kaua ning lõpus juhtub torudega midagi head. Aga mõned riigid valmistasid mulle pettumuse ja mina sundisin neid tõstma NATO kvooti 2%-lt 5%-le SKP-st. Ja ma saan nende NATO riikidega hästi läbi, aga ma olen alati öelnud, tead. Probleem NATOga on see, et meie oleme alati nende jaoks olemas, aga nemad ei ole kunagi meie jaoks olemas. Kui rääritakse Ühendkuningriigis kui liitlaste Rolls-Royce'ist, siis ei ütleks ju, et nemad olid alati kõige vanemad ja kohal. Ja ma ütlen, et oleks tõesti kasulik, kui te saadaksite mõned laevad. Ja kui teil on mõni infiltreeruja, nagu neil on, oleks see väga kasulik. Jaa, peaminister on tore mees, ma arvan, et ta on väga lahe tüüp, ütleb ta. Ma tahaksin oma meeskonnal küsida. Ära muretse, sul pole meeskonda, oled peaminister ja otsustad ise. Ma pean oma meeskonnaga rääkima. Ma ütlesin, et sul pole vaja rääkida. See on pettumust valmistav. Ja siis, pärast seda, kui me nad hävitasime ja purustasime, nende armee ja kõik see, ja piirkond muutus palju turvalisemaks. Ta ütles, saadame 2 lennukikandjat. Ma ütlesin, et ei taha neid enam, vaid enne alustamist, mitte pärast võitu. Ma ei vaja teie lennukikandjaid. Ne juba võitsime. Seega on need asjad väga pettumust valmistavad. Peame meeles pidama, et meil on 45 000 sõdurit Jaapanis, Lõuna-Koreas ja 45-50 000 Saksamaal. Meie kaitseme neid riike. Kas teil on miinijaht ja laev? Ja nad ütlevad, kas oleks võimalik, et me ei sekku. Ma olen seda juba ammu öelnud, see on parim asi, mis sellest välja tuli. Me kulutame triljoneid ja triljoneid dollareid NATOle, et kaitsta teisi riike.
ja ma olen alati öelnud, aga kui kunagi tuleb aeg, et nad meid kaitseksid, siis neid ei ole seal. Paljud neist poleks seal. Peame selles riigis targemalt mõtlema. Mõned on olnud väga head, 1-2 suurepärased, parimad ilmuvad õigel ajal. Mõned, sealhulgas Peeter, olid üleval ja tahtsid seda väga teha. Räägi, Peeter. Aitäh. Mainisid täna mitu korda Iraani ja nende tegevust pärast eepilise teooria algust. Mainisid rünnakuid laheriikide vastu, mis šokeeris meid, kuna keegi ei oodanud seda. Kas sind üllatas, et siin varem ei teavitatud võimalikust vastulöövist? Isegi eksperdid ei uskunud, et nad ründavad. Need riigid olid neutraalsed ja eksisteerisid koos aastaid. Peeter, nad tahtsid Lähis-Ida vallutada. Nad tahtsid Iisraeli tuumarelva ka hävitada, kuid pärast nende tuumapotentsiaali kõrvaldamist see oht kadus. Nad hakkasid ehitama rakette, tuhandeid ja tuhandeid rakette, ja nad kavatsesid seda teha rakettidega samal ajal, kui nad arendasid. Need inimesed olid haiged, kui nad arendasid tuumarelvi. Nad kavatsesid alustada teises kohas, sest sa nägid seda mäge. Nad kavatsesid siseneda meile teada olevasse piirkonda. See, mida me tegime, oli uskumatu. Ma räägin sulle, millist tööd tegime. Kui ma poleks lõpetanud Barack Hussein Obama Iraani tuumalepet, siis praegu oleks Iisrael juba kadunud, oleks tuvastatud ja tõenäoliselt oleks ka Lähis-Ida sama saatusega. Ja pea meeles, neil on raketid ja nad saatsid neid Araabia Ühendemiraatidesse. Ma ütlesin, see on imelik. Araabia Ühendemiraadid on nagu Iraani pankur. Nad on nagu pankur Katarile ja nende naabritele. Nad said omavahel hästi läbi. Saudi Araabia järsku, Kuveit ja Bahrein saavad pihta. Kõik need riigid samuti. Ükski eksperti ennustanud, et see juhtub. See ei ole nii, et sa oleksid pidanud teadma. Isegi kui oleksime palju teadnud, peame tegema mida vaja. Aga me lõime neid nii kõvasti, nagu kedagi pole kunagi löödud. Me lõime neid väga kõvasti. Ja me hävitasime enamiku nende rakettidest, hävitasime enamiku nende droonidest, hävitasime enamiku kohtades, kuhu raketid ja droonid läksid. Hävitasime need täielikud. 2, võib-olla 3 juhtkonna kihti, kui jutte uskuda siis. Meil on ainult üks kitsaskoht. Ja nad kasutasid seda aastaid väga hästi, aga see enam ei toimi. Arvan, et kui riigid, kelle vastu oleme kaua head olnud, ja võib-olla veelgi olulisem, mõned neist riikidest saavad 90% või 95% oma energiast sealt. Mina olen Hormus, see on imeline, kuulus ja ilus koht, aga sa ilmselt ei tahaks seal praegu paadiga sõita. Mina tahaksin. Tead miks? Mitte nende pärast, vaid meie pärast, sest me hävitasime kogu nende mereväe, kõrvaldasime nad kõik. Seda nimetatakse droonide või miinide kiiks ja on olemas spetsiaalsed miinilaevad. Kas oled mõelnud, et mõnel rahval on 22 laeva ainult selleks otstarbeks? Need on väga erilise välimusega laevad. Sa ei tahaks neid oma perele, need ei ole ilusad. Nende ülesanne on miin vette lasta ja see kindlare sügavusele paigutada. Aga neil oli neid 22, me hävitasime kõik. Aga tõenäoliselt võid nad jätta bussi peale. Tegelikult me isegi ei tea. Tegelikult me ei tea isegi, kas mõni miin üldse vette lasti. Aga juba ainuüksi mõte, et neid võiks vette lasta, hirmutab inimesi, kellel on miljardite dollarite väärtuses laevad. Jah, palun. Aitäh, Trump. Küsin asepresidendilt, kuidas võidelda pettuste vastu Californias, New Yorgis ja Minnesotas. Ja Trump ütles täna, et uus kõrgein juht Motavak võib olla surnud või elus. Täna on tema kohta huvitavaid teateid. Üks ütleb, et ta pääses esimestest õhurünnakutest aias. Teine viitab sellele, et ta võib olla gei. Sellest hoolimata juhtides idiokraatiat, valust seenirahvast. Kuidas määrad tõe ja kas sul on hinnang? Pole teada, kas vaadata tema isa poole. Ta pidas palju loenguid teemal surm Ameerikale ja ütles alati seda. Kui nad seda ütlevad, usu neid, sest nad kasutaksid tuumarelvi, kui saaksid. Mina ei andnud talle kunagi võimalust neid kasutada.
Ka teised presidendid oleksid pidanud seda tegema. Vestlesin ühe endise presidendiga, kes mulle väga meeldib. Tegelikult suhtlen mõnega neist ja mõned meeldivad mulle, mis võib üllatada. Ja ta ütles, ma oleksin tahtnud teha seda, mida sina tegid. Oleksin võinud teha teised presidendid. Keegi oleks pidanud tegema. See kestis 47 aastat. Nad nimetavad Iraani Lähis-Ida kiusajaks. Abrahami lepinguid ega rahu poleks olnud. Nüüd tuleb rahu. See oleks olnud võimatu tuuma Iraani ähvarduse all, kuid Iraan on täna vaid vari oma endisest minast. Ta ei ole enam kiusaja. Nüüd on temast saanud ohver. Me lõpetasime nende tegevuse ja nad väärisid seda. Kui näes sõdurit tänaval ilma käteta või teda abistatakse kõndimisel, sest tal pole jalgu või on tema nägu täiesti purustatud, samuti pole tal käsi ega jalgu ning nägu on purustatud. Selle põhjustasid teeäärsed pommid. See oli Suleimani lemmikrelv, kelle ma oma esimesel ametiajal tapsin. Kindral Suleimani. Kui ma poleks teda tapnud, oleks see olnud nende languse algus. Kui ta poleks läinud, poleks me võib-olla Iraani hävitamises nii kaugele jõudnud. Ta oli julm ja kohutav kui geniaalne kindral, kes kavandas samaaegselt rünnaku 5 meie sõjaväebaasile. Ja mees, kes temaga koos hukkus, oli tema täpne vaste Iraagis. Ja nad töötasid koos ning said tugeva löögi osaliseks. Kui seda poleks juhtunud, oleks meil olnud probleem. Aga võib-olla veelgi tähtsam on see, et ta oli tegelikult kõige tagaolev aju ja nad ei leidnud kunagi kedagi, kes oleks suutnud tema geeniust asendada ning kõrvaldasid ta. See oli suur ettevaatussamm. Kui me poleks Obama lepingust vabanenud, oleksin selle siiski tühistanud, hoolimata oma tolleaegse välisministri soovist. See polnud verstapost ja läks vastuollu paljude soovidega tol ajal. Peter, kas sa mäletad? Ma polnud suhet lõpetanud. Kas mäletad, Stefan? See oli täielik katastroof. See oli tee tuumarelva poole. Neil oleks see juba 3 aastat tagasi olnud. Seda oleks kasutatud umbes 2 aastat tagasi. Või 3 aastat tagasi ja seda oleks kasutatud. Juba Lähis-Idas. Kui nad lõpetavad, tulevad nad siia. Neil ei olnud kunagi võimalus seda teha. Soovin küsida tänase huvitava punkti kohta, kus mainisite vestlust teise endise presidendiga. See, kes karikat pööras, oli George W. Barbosa või hoopis Bill Clinton. Ma ei taha öelda, ma ei taha. Ma ei ütle, et tal oleks Trumpi sündroom lihtsalt poliitilise partei liitmeks olemise tõttu. Tegelikult on ta keegi, kellele ma väga meeldin ja mulle meeldib ka see inimene, keda ma pean väga intelligentseks ja teravaks. See inimene küsis, kas oleksin saanud seda teha. Olgu, ma ei taha detailidesse minna ega taha, et ta hätta satub. Kuule, tead mida? Ma arvan, et sa tead, see on huvitav. Võib-olla oleks ta uhke olnud. Kas soovid, et mainin su nime Peetrile Foxis? Sul on väga kõrged hinnangud, Peeter. Palju õnne ja aitäh, saad palju õnnitlusi. Võin küsida, kui Iraan hävitatakse ja kaotab raketid, juhid, õhu- ja mereväe, kas sõda lõpeb sel nädalal? Aitäh. Jah, muidugi läheb. Kas see oleme juba meie? Ma arvan, et veel mitte, aga varsti saab see olema. Maailm saab pärast seda kõike palju turvalisemaks. See saab varsti läbi. Meil on palju turvalisem maailm. Mul oli kohustus seda teha, kuid ma ei tahtnud ekskursioonile minna ega seda teekonda ette võtta. Aktsiaturg oli rekordiliselt kõrge. Odav bensiin, kõik korras. Ma tean, mis sinuga juhtub. See on hea, kuid vähe võrreldes sellega, kui lasta neil seda omada. Sa tahad näha aktsiaturu langust, siis lase neile end tuumarelvadega tabada. Ma ütlesin seda täna hommikul. Ma arvan, et see on väga väike hind maksta. Ja ausalt öeldes arvasin, et see langeb palju rohkem. Ausalt öeldes arvasin, et see langeb palju rohkem. Lihtsalt sellepärast, et inimesed ei saa aru. Üldiselt on see suurepärane. See on suur malemäng väga kõrgel tasemel, väga kõrgetasemeline male ja ma tegelen väga intelligentsete mängijatega.
Need on inimesed, kes ei jõua sinna niisama, tead, sa tegeled suurte intellektidega, inimestega, kellel on äärmiselt kõrge IQ. Need pole Jasmin Croquette ega tema grupp, vaid intelligentsed, vägivaldsed ja jurmad inimesed. Mõned inimesed on toredad, teised küll toredad, aga võivad muutuda vägivaldseks. Ja kui ma poleks seda teinud, seda, mida tegin, oleksime saanud pihta. Number 1, väga oluline, oli Obama kohutava lepingu lõpetamine. Ja see ilus lennuk, mis tabas neid umbes 8 kuud tagasi ja hävitas nende tuumabaasi. See ajas nad segadusse. Kui neil oleks olnud see pomm, ükskõik millisel neist hetkedest, 5 aastat tagasi või 7 kuud tagasi, kui neil oleks olnud see pomm, oleks seda kasutatud. Peaaegu kohe.